Tere, Inno! No tervist! Mis me tegema hakkame siis nüüd? No teeme täna seda latikat, Eesti oma. Aha! Et me käisime täna Tartu turu peal ja ostsime latikat. Näita palju see maksis ka? Need latikas 36, siin on 3 kilo ja maksis 100 krooni. Ja. See on siis mingi 36 krooni kilo. See oli selline keskmise suurusega latikat. Seal oli odavamad latikat, väiksemad latikad, mis maksid 28 krooni kilo ja suuremad latikad siis, mis olid ka 54 krooniga kilo. Saan aru, et sinust on saanud latikaarmastaja viimasel ajal, et varem sõime kogu aeg lõhet, aga nüüd sööme ainult latikat. Jah, latikas on selline kodumaine kala ja väga hea. Ma mäletan, et mu vanaema tegi kunagi, kui ma väike olin, tegi latikast, tegi seda kastet ja mulle väga maitses. Et sealt Peipsi äärest sai sellist soola latikat ja Peipsi kalurite käest vanaema ostis. Vot, aga nüüd siis on selline latikas meil. Nii. Ta näeb siis selline välja. Okei. Selline latikas, ta on rookimata. Nüüd me peame talt sisikonna välja võtma. Kui jõudne, kas sa oled kindel, et ma tahan seda filmida? Miks? Ja küll siis latika rookimine. Mulle ei meeldi kalalõhn üldse. Miks? Ma ei tea, see on nii naljakas. Kõigepealt lõikame talt siis natukene selle kõhu lahti. Klastik. Kohvikuliste huvides ma igaks üks hetkeks nagu taandun siia poole. Et Inno sellel ajal toimetab oma mõrvaritööd. Ja siis võtame talt selle sisikonna välja. Jaa, aga mina igaks üks ei vaata. Ja hullu siin ei ole. Sisikonda, ilma sisikonda. Ära näita igaks üks, on ju? Ja küll ma ei näita teda. Jah. No, sebastab olevat emane kala, siin on mari on sees. Aga noh, see on selline loodus. Kui sa tahad tervislikult ja hästi toituda, siis tuleb tarbida värskeid toiduaineid. Mul tuleb siinkohal meelde nagu see, kuidas mul vend ütles, et kuidas isa nagu kanu tappis, et võttis kanal nagu kana kinni ja siis ütles, et ära muretse, et see on sinu saatus ja siis lõi tal pea maha. Jah, no minu vanaema samamoodi lõi, tappis alati jõuludeks, tegi supi sisse, tegi kuke niimoodi, et võttis rahulikult kuke ja ütles, et see on sinu saatus. Nii. Okei. Ja nüüd siis paneme ahjul. Nii, lähme juba küpsetamise juurde. Paneme ahjul siis, võtame kõigepealt sellise ahjuresti, ütleme. Kui teil ahjudel on sellised restid. Ja paneme selle resti siia niiviisi ja paneme ahjule siis kuskil 200 kraadi kuumust. Niimoodi ja siis ahju sooja. Nüüd sa võid mõneks ajaks seisma panna. Nii. No nii, nüüd on meil siis ahi on soenenud nüüd 200 kraadini. Ahjust võib siis selle välja võtta. Mille? Välja võtta? Välja selle küpsetuspanni võib välja võtta ja jätta lihtsalt sellise resti sinna. Nii, ja nüüd võtame siis kala. Meie ostsime seda rookimata kala, aga näiteks Stockmannis müüakse juba 28 krooni kilo oli müüa täitsa roogitud, ütleme, et siis ei pea ise sisikonda välja võtma, vaid see on juba välja võetud. Jätke meelde Stockman. Jah, seal müüdi latikat 28 krooni kilo. Samasugused ilusad latikad olid. Lihtsalt roogitud. Lihtsalt roogitud. No siis ei pea seda roppu tööd tegema, seda rookimist. Eriti naistele, ma arvan. Siis on lihtsalt ahi soojaks ja latikas siia niiviisi peale. Siia resti peale. Nii. Kõmm. Nüüd uks kinni. Niiviisi. Ja siis jätta niimoodi tunniks ajaks kuskil selline keskmise suurusega latikas. Noh, tund natukene peale läheb. Aha, okei. Ahju. Niiviisi. Noh, tavalise sellise kuumuse peale. No mina panen siin sellise grilli sellise režiimi peale. Aga võib ka tavalise režiimiga täitsa teha. Okei, aga siis... Nii, see on selline itaaliapärane, ütleme, selline kala tegemine. Et selline Vahemere stiilis, väga selline lihtne, tavaline, ei mingit soola ega mitte midagi. Soola ei pannud, jah? Ei, mitte midagi. Lihtsalt kala sinna peale
ja siis kepsema. Okei. Ja noh, Irja võib tõestada, et väga hea tuleb. Võin. Ühe täna tegin juba. Nii-öelda prooviks. Aga väga hea tuli tõesti. No nii, olgu, aga siis ootame, millal kala valmis saab. Hea küll. Siis jätkame. Tunni aja pärast.